autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Tere kuulajad, autotund on eetris ja stuudios ühes otsas Tarmo Tähepõld ja teises otsas Martin Mets Geenius autoportaalist ja saate teises pooles tuleb külla Märt Summatavet ja räägib, piilume sisse selles jäneseurgu või küülikurgu, mille nimi on auto, nimetame robustselt auto pesemine, siis sealt edasi auto detailimine. Ma ei tea, kuidas eesti keeles ütleksid, autode hooldus ta ei ole, ta on kere kaunistamine. Ta kõlab nagu niiviisi, see detailing kõlab nagu niiviisi ägedalt ja uhkelt, aga kere kaunistamine kõlab nagu veits veidi. Nagu me maaliksime. Okei, aga kuna Märdiga läks jutt tegelikult päris pikaks, siis teeme selle saate esimese poole võib-olla vähe kiiremini, aga see ei õnnestu meil mitte kunagi. Nii, nädala sündmus, võib-olla me teeme sellest erisaate, mitte erisaate, aga räägime veel eraldi pikemalt, aga eelmine nädal õnnestus minul sõita siis lõpuks, ma ütleks, et Eesti oodatuima elektriautoga sel aastal või üldse, ehk siis Škoda Enyaq, mis peaks siis lööma platsi puhtaks ja võtma ära kõik, ma ei tea, turuosa siis teistelt elektriautodelt ja siis lõpuks ka Škodalt endalt. Ja me panime selle vastamisi põhimõtteliselt identse autoga, mille peale on kirjutatud Volkswagen ID4, mis ka just Eestisse jõudis. Ehk siis 2 linnamaasturit, võib nimetada, et need on suured linnamaasturid, seal ei ole küll 3. istmerida, aga muus mõttes on ta ikkagi selline Škoda Kodiaqi mõõtu autod. Täpselt sama jõuallikas, põhimõtteliselt tehnoloogia on täpselt sama. Me räägime siin pakendist ja kiire kokkuvõttena ma võin öelda, et kuidas selline asi seal Volkswageni peakorteris läbi läheb või tegemist on just väga salakavala plaaniga. Igatahes selle testi võitis suhteliselt kindlalt ja konkreetselt Škoda. Sellepärast, et need mõlemad on sellised kõrge varustustasemega, et kallimaks ja kõrgemaks saab sealt minna ainult sellega, et varsti tulevad mõlema auto nelikveolised ja natuke võimsamad versioonid. Aga varustuse osast olid need ilmselt, ütleme suhteliselt tipu lähedal. Škoda maksis 61 500 eurot ja Volkswagen 58 000 eurot kopikatega. Ehk siis ümardame 60 000 peale. Ja selles hinnaklassis ütleme niimoodi, et Škoda pani praegult pika puuga ära. Ja pani ära selle poolest, et Škodasse istudes, ma saan aru, et seal armatuurlaual ja ustel ja need istmed, et see, ütleme, ükski vasikas ilmselt ei ole oma elu jätnud selle, et see on kunstnahk, aga ma istusin ja ma vaatasin seal autos ringi ja mul oli siuke tunne, et vau, ma istungi 60 000 euros autos isegi jättes kõrvale kogu selle elektribusinessi seal autos. Ehk, et kui ma mõned aastad tagasi sõitsin Škoda Kodiaq RS-iga, mis oli selline küll diiselmootoriga, aga natuke sportlikum, ja seal oli hästi palju, kõik lisad vist olid peale, see maksis 56 000 eurot. Võt siis oli selline tunne, et kuulge, see on nüüd Škoda eest, see ei ole, ei. Siis kui ma praegu istusin selles autosse ja võttes arvesse, et tegemist on elektriautoga, mis sõidab umbes 400 kilomeetrit on tal sõiduulatust, väga maitsekas. See auto nägi seest välja, ma ütleks, stiilne, seal ei olnud vigurdatud, see kõik peen mulje. Oota, aga kas see ongi nüüd nagu põhimõtteliselt Škoda täielik tippmudel? Ja. Ei saagi kallimad need RS-id ja kõik, et... Ei. See RS-i ma ei tea, seda Octavia RS-i või ka Superbi kõigemat mudelit, üle 60 000 ajada, ma arvan, et ei ole võimalik. Sa peaksid hakkama sealt võtma juba siis mingid katusebokse ja mingid selliseid asju. Aga see vastu ID4, ma ei tea, ilmselt enamik teist ei ole sõitnud ka ID3-ga, ta näeb sees täpselt samasugune välja. Ta on lihtne, minimalistlik, aga ta ei ole selline minimalism näiteks nagu Teslas või mõnes teises sõidukis, kus sa saad, tooks paralleeli sellise põhjamaise lounge'iga, et kus sul on mingi Soome või Rootsi disainer on, tead, kõik selle minimalismi teinud. See ID4 näeb sellest lihtsalt
võt sinna istud sisse ja mõtled, kurat, ma olen natuke nagu tõmmata saanud, et ma ei tea, ma maksin praegu 60 000 selle auto eest, et nagu see suur lätakas, seesama see ekraan, hiidekraan seal mis on nagu tablet, tahvelarvuti, on mõlemas täpselt sama, ega see tehnoloogia on ka nagu ekraanide tasemel sama. Aga Škodas on see sinna, seda ümbritsev on kõik siukene peen ja rafineeritud, aga ID4 on lihtsalt, mul on tunne, üritatud teha kallist minimalismi, aga see ei ole välja tulnud. Võib-olla see on ikkagi salakaval plaan, vaata, et ühel sellel ettevõttel see, et kuidas näidata ühte autot eriti heas valguses, on see, et tooda samal ajal teine auto, mis on küllaltki sarnane, aga absurdselt palju selline tavalisem, ma ütlegi kehvem, vaid tavalisem, siis üks mudel paistab kohe eriti silma, sest nad tulevad ühel ajal tulid turule siia. Ja üks paistab nagu eriti silma, siis võib-olla ta isegi ei peaks nagu nii palju silma paistma, aga kuna see kontrast tuleb nii suur, siis lihtsalt see Škoda tundub, et vau, et nii hea pakkumine, ma peaks selle võtma. Ja see, mis ma ütlesin, see eriti kurikaval plaan, ma arvan, tegelikult on see, et kuna sakslane ikkagi, ehk siis Saksamaa ja need turud, ega nad sellest Škodast hästi aru ei ole saanud, mul on tunne, et nende jaoks on see ikkagi üks mingi imelik Tšehhi odav bränd, et kõik need ID4-d müüb Volkswagen ilusti Saksamaal maha ja kõik need Eniakid müüb ta siin või ühesõnaga teistel turgudel ja lõpuks saab ta kõik oma raha ikkagi kätte. Nii et see, et mina siin istun ja nagu natuke kiunun, et see ID4 pole ikka päris sellist tavalist saksa ostjat nagu absoluutselt ei huvita. Et saksa ostja see premium läheb sinna pigem seal 80 ja 100 000 premium autod, et ta tahaks nagu seal saab aru, et tema jaoks see 60 on selline entry level korralik auto. Jah, aga nüüd ongi, et loomulikult 60 000 sellise tavalist pereauto eest on ikkagi rets, samas need kaks autot tõid nüüd nagu selle elektri, ma ütlen, linnamaastur või siis suure pereauto taseme tegelikult ikkagi umbes 20-30 000 eurot allapoole. Kui seni oli sul, eks ju, seal valikus Hyundai Kona, Peugeot 2008, mis on pigem ikkagi väiksemad linnamaasturid ja maksid, ütleme, heas varustuses 40 000 eurot. Ja järgmine tase oli sul juba Jaguar E-Pace, Audi e-tron, mis, olgem ausad, algavad küll 70 000, aga nagu ikka natuke varustust ka lisad on 90-100 000. Siis nüüd on suur, perele sobiv, normaalse sõiduulatusega, ütleme, pluss siis muidugi Teslad, ei ole, tegelikult Model X on ikkagi kallim. Et ühesõnaga on toodud see tase 60 000-ni. Nad algavad sealt ka alla 50, et see 60 ongi nagu nende autode selline tipp hetkel. Nii et igal juhul tundub nagu teema, mis vajab täiesti eraldi saadeta vajab, et see tundub küll. Aga tegelikult minu nädalasi tegelikult on seotud väga palju sinu nädalaga, sellepärast, et üks asi, mida ma selle elektriautode testi kõrvalt olen siin tähele pannud, kus te käite, sõidate, chatite, et miks nendel elektriautode laadimispunktidel peavad olema need äpid. Ma tean, et sul ühe selle äpiga oli jälle mingi jama ja mida ma kuulen, nagu, mis on nagu selline korduv muster kogu selles asjas, on see, et äpid ei tööta, nende äppidega on jama, et see point on siis see, et kui sa sõidad selle elektriauto laadija juurde, siis sa mitte ei võta seda tankurit ja ei lükka selle enda auto sisse ja viskad krediitkaardi kuskilt pilust läbi ja siis rahulikult tangid, nagu sa tangiksid enda sisepõlemismootoriga autot, vaid sa pead selle tankimist alustama äpist ja nende äppidega on alati jama. Oi, ära üldse, see on see, kuidas ingliskeelne väljend, you're preaching to the choir, et nagu, see jah, mul on raske midagi siin vastu öelda, see on tõepoolest nagu, sa ise tegelikult esitasid huvitav küsimuse, ma ei ole seda veel nendele teenusepakkujatele, Eleport, Ruex, Enefit, Volt seda esitanud, et kas selle äpi ehitamine ja selle haldamine ja jooksutamine ja selle kaudu mingite maksete haldamine, kas on tõepoolest nii palju odavam, kui panna sinna tankuri külge see kaarditerminal. Sest me oleme seda küsinud neilt, et miks ma ei saa kaardiga elektriauto laadimisest maksta ja et kuna neid laadijaid on nii vähe, et siis ei tasu ära. Aga kuulge,
selles mõttes, et need kaarditerminalid on enda aja jooksul ikka väga palju odavamaks ja kui te vaatate kas või seda, on ju, et need kaasaskantavad terminalid, et need põhimõtteliselt ei maksa enam midagi, et kui kuskil on mingi välikohvik, mis ühe korra aastas mingit asja teeb, et nemad laenavad ka endale 20 euro eest kuus, on ju, kaardilugeja. Et okei, see tuleb paigaldada kuskile sinna sisse, aga ma olen jah aru saanud, need ei maksa enam nii palju, nagu need olid mingi 10 aastat tagasi, kus see kaardimakse terminal on see, kui sa oled mingi suur ettevõtja ja suur pood või sul on mingi suur asi ja siis sa maksad. Et selles mõttes, see teeb ju kogu selle kasutamise niivõrd palju ebamugavamaks. Et ma saan aru, jaa, okei, pole seda neid teenustasusid selle kaardihalduse ja kõige selle eest ei ole selge. Aga kui see äpp tehakse niiviisi kokkuhoidlikult ja odavalt ja võetakse mingi toorik alla ja keeratakse selle peale eestikeelsed menüüd põhimõtteliselt ja nipet-näpet juurde ja see jälle, oi, vabandust, see teie Samsungi telefoniga küll ei toimi, on ju, et me ei ole sellega veel jõudnud testidagi, et hoitakse kokku kohast, on ju, kus pole mõtet kokku hoida ja selleks on tulemus, et ei tööta üks, et sa ei saa krediitkaardiga maksta, ega ei tööta normaalselt, kas see teine, et sa pead selle neetud äpiga maksma, et see äpp ei ole siin mingi lahendus minu meelest, see lihtsalt takistab minu meelest pigem seda elektriautode laadimistaristu nagu normaalselt väljaehitamist. Nõus, et ma olen näinud seal, eks ju, et kui sa oled elektriauto omanik, siis on sul loomulikult see Wolti ja Eleporti oma kaart ja siis sa paned selle põmps sinna laaduri vastu ja saadki hakata laadima ja niimoodi toimib. Ma saan aru, et me oleme tegelikult kogu selle laadimisvõrgustikuga ikka selles iPhone 1 või sellist asja vist ei olnud, see oli lihtsalt iPhone, esimene iPhone. Selle faasis, kus ta kellelgi ilmselt õhtuni see aku vastu ei pidanud ja App Store'i sa ei saanud Eestis, ma ei tea, mitu aastat või? Seda alguses ei olnudki App Store'i vist päris, aga okei. Just. Ühesõnaga, jah. Et see on, me peame selle valu kuidagi üle elama, aga kui, ma ei tahaks öelda, et ma olen see üks õnnetu inimene, kellel kogu aeg kõik valesti läheb, aga vabandust, ma ei saa olla selle elektriautode võrgustiku selline kõneisik ajakirjanduses, kui mul see kogu aeg failib ja mitte ainult minul, vaid ka mu kolleegidel. Nagu, kuidas ma siis kirjutan, ei inimesed, elektriauto värk, see on jube lahe on, et sõidad, laed igal pool, kus tahad, ei lae, sest sa istud mingi customer support'i toru otsas ja saad aru, et pooled aparaadid on üldse offline. Vot, igal juhul see võib nagu kõrva taha nüüd panna selle, et kui tahta seda asja nagu normaalselt. Üks küsimus on mul veel sellega seoses tegelikult, et siin natukene just selle koroonapandeemia ajal käis jutuks see, et meil on ka need tanklad, on elutähtsad teenused, on ju, mis peavad toimima, kus on suur hulk reegleid tegelikult, millele tanklad peavad vastama. Et kaua nad võivad olla, on ju, kuidas nad peavad töötama, kuidas seal mingi varugeneraatorid on mingid, eritaseme tanklad on veel tegelikult, mis peavad eritingimustel töötama, on ju, põhimõtteliselt kui elektrit ei ole ja mida kõike veel on, et nad peavad toimima, et ühiskond toimiks ka, kui mingi suurem jama on, siis ma saan aru, et need elektritankurid absoluutselt ei lähe selliste asjade alla, mis tähendab seda, et need reeglid on, ma kahtlustan, ma nüüd ei julge nagu 100% alla kirjutada, ma kahtlustan, et need reeglid on jumal juhatab, täpselt sellised, millised need ettevõtte tahame endale teha. Et ma arvan, et siin tasuks tegelikult kogu see standard, mille järgi neid tehakse, tasuks paar niiviisi pulka nagu julgelt nagu ülespoole tuua, üteldagi, et okei, meil need elektrilaadijad on ka osa sellest elutähtsast taristust ja seal peab olema kvaliteet taga, mitte nii, et igaüks teeb sellise äpi ja sellise lahenduse endale nagu parajasti kuluefektiivne tundub. Et see lihtsalt, sellega me ei saavuta mitte kuidagi sellist baastaset, et see teenus oleks toimib, sellepärast, et inimestelt võetakse ju selle teenuse eest raha ja inimesed maksavad ja nad loodavad selle eest ka saada normaalset teenust. Ning teiseks inimesed loodavad nende peale, et kui nad vaatavad enda äpist või ükskõik kus kohast kaardi pealt näed, seal on laadija, ma sõidan sinna, okei, halvimal juhul seal on 2 autot ees, on ju, aga okei, need autod lähevad ära, ma saan siis laadida, aga kui seal on mingi jama, et kui inimesed lähevad selle lootusega punkti X
ja et nad sõidavad läbi punktist Y, kus on laadija ja selle laadijaga mingi jama, siis lihtsalt terve see reis ja kogu see asi lendab pea peale, et niiviisi nagu ei saa, et seal peavad olema ikkagi hoopis teistsugused standardid seal taga, mitte sellised nagu firmale parajasti tunduvad endale kasulikud. Ja tead, see taandub täiesti baas mingite lahendusteni mul praegult, et seda teemat mitte ära lõpetada, siis see tehete järjekord, kuidas tuleb näiteks Enefit Volti laadi juures, võib-olla see Eleporti ja Ruexilt sama, on see, et sa võtad äpi lahti, leiad selle laadija, paned sealt, et nüüd alustad laadimist ja siis ühendad kaabli autoga. Mina olen tavaliselt kuidagi piisavalt harva teen, lähen, lükkan kaabli külge, siis hakkan selle appis mässerdama ja mul on tunne, et viimati Enefit Voltis ma sellega lasingi masina jooksutasin lihtsalt kokku, sellepärast, et äpp enam ei tundnud ära, tema arust on keegi juba laadja küljes, mina sealt seda käivitada ei saa, võtad juhtme ära, jääd ootama, et hakkame siis, hakkame uuesti. Ja siis on see tankur, lihtsalt ongi offline. Ja helistad customer support, et tõesti, ma teen restardi, ei õnnestunud oota, see nüüd on mingi. Aga seda tehete järjekorda suurte punaste tähtedega seal kapi peal kirjas ei ole. Et ära pane ennem seda laadurit auto külge nagu, halloo, see on nüüd täiesti basic, et pane siis juhendid sinna. Ma ei tea, miks me seda teemat ära ei lõpeta juba. Sest see on nii palju südamel, ma saan aru, ja see tundub nii rumal asi. See on terve eelmise nädalaga kogunenud äng. See on nii rumal asi, mida oleks tegelikult nii lihtne lahendada, aga ma näen, et ei ole soovi. või see on see, et alati tundub, et küll ma tean, kuidas teised oma asju ärist ja asju peaks tegema, aga võib-olla meile tundub see lihtne, siis... Ei, kui meie oleme kliendid sellel asjal, siis meil on õigus nõuda siiski head teenust. Ja veel üks õpetus, kuidas peaks oma äri ajama. Ka Toyota näitas lõpuks oma esimest täiselektrilist autot, küll prototüüp, aga ilmselt selline ta tuleb. Arva ära, kas on linnamaastur või jaa? Jaa. On. Tähendab, minu ainuke palve Toyotale, kui nüüd keegi kuuleb, kas ära Guido isiklikult, siis palun ärge jätke sellele autole seda prototüübi nime, sellepärast, et see on idiootne. Miks? Selle auto nimi on väike nõrk B, suur Z nagu zebra, 4 ja suur X. 4X. Mida tähendab? Nii, BZ on siis Beyond Zero, aga nad peavad kindlasti olema erinevate tähesuurustega, sest et muidu ei oleks cool. Ja 4X, ehk siis, ma ei tea, lähed siis, astud Toyota salongi ja palun, et kui palju see 4X maksab, või kuidas seda pöörad, kuidas sa käänad seda täiesti lollus, aga see natukene tuletab meelde neid, vaata kõigil nendel e-sportlastele on umbes sellised mängija nimed, et mida täiskasvanud inimene ei suuda välja hääldada ega aru saada, aga seal taga on mingi väga deep tähendus, aga see polegi mõeldud teistele arusaamiseks. Okei, sina oled sellest mängude maailmas rohkem sees, et äkki see ongi, et nad tahavad sellega kohe saada kätte selle, mis noorem põlvkond, ega see stereotüüp, et need mängurid seal on kõik mingid 15 aastat vist ju enam ei päde. Ei, seda küll, samade nimede taga on ju täiesti reaalselt võivadki olla need Toyota ostjad, kes siis vaatavad, et jube kihvt nimi. Aga huvitav on tegelikult see, et ma saan aru, et nad tulevad sellega nagu, see on prototüüp, aga huvitav, kas nad tulevad selle nimega tegelikult ka turule või? Või on see lihtsalt ikkagi prototüübi nimi? Ma loodan, et see prototüübi nimi, et nad ei jõudnud sellega lihtsalt seda nime veel välja töötada. Turundusosakonnas see on ikka aastapikkune töö, et see on ikka higi lendab niiviisi, et see too ämbriga sealt uksalt ära, kui nad uut nime välja mõtlevad. Just, aga töögraafiks oli see, et sellel kuupäeval see auto peab avalikuks minema ja paneme siis mingi cooli arvutimängu nime. Ma arvan tegelikult, et see tuleb, kui see lõpuks ühel hetkel müüki tuleb, siis sellel on ikkagi mingi selline hääldatav nimi ja arusaadav nimi ka, et see, seda ikka vaata tegelikult prototüüpidega tehakse, et pannakse mingi veider nimi või mingi selline placeholder nimi, et jah, sest Toyota hetkel on oma nimedega sellised nagu tal ei ole ühtet süsteemi, et on ägedad nimed, nüüd tuli ju see suurmaastur Highlander,
eks ju, Land Cruiser, Corolla, ma ei tea, Corolla on jääst äge nimi, aga vähemalt nimi. Ja samas on tal see linnamaastur CHR, mis põhiliselt ei mäleta ma kunagi, kuhu kohta seal see sidekriips käib. Kas peale C-d, sest et tuleb ju meelde Honda, kellel on põhimõtteliselt CRV ja need sidekriipsud lähevad alati sassi. Aga uudis siis selle juures on see, et Toyota lõpuks on esitlenud oma esimest täiselektrilist autot, mis peaks tulema välja, kus uudis on, 2022 aasta lõpupoole. Nii, aga ma arvan, et me oleme praegu päris pikalt rääkinud, nüüd hakkame rääkima Märdiga nendest, kas ja kuidas sa peaksid oma autot pesema, on kõigest sissejuhatus. Tere tulemast tagasi ja nüüd on tulnud saatekülaline, kelleks on Märt Summatavet, kes on S ei ole üldse mu kõige tugevam, ütleme, häälik ja nüüd ma pean teda Autospa, eks ju? Just nii. Võta natukene mikker veel lähemale, võt nii. Juht, asutaja ja siis ühtlasi ise ka nagu tegeled kogu selle tööpoolega. Täpselt nii. Püüaks nüüd on kevad. Tõenäoliselt ei tule enam lund, või vähemalt soola küll enam panda, ja kui ka pannakse, siis ma arvan, et see auto värv on inimestel väiksem mure, et siis tuleb suverehviga kuidagi ellu jääda. Ma olen kuulnud, et esimest korda ma kuulsin see aasta, loogiliselt ma tuletan, mis asi see on, aga et soolapesu. Kas nüüd on viimane aeg soolapesu ära teha? Kindlasti on jah, et selles mõttes talvega koguneb seda igale poole, nii auto värvipinnale, koobastesse, erinevatesse pragudesse ja kohtadesse. Nii et kui sa selle sinna pikaks jätad, ega see autole head ei tee. Nii et ilmad on ilusad, auto püsib nii või naa, natukene paremini puhas kui talvel, seega täpselt hea moment oleks nagu praegu sellega tegeleda. Kui palju saab sellist asja inimene ise teha? Ma mõtlen just, et loomulikult, ilmselt on vaja survepesurit, sul on vaja mingit kohta, kus seda teha, tõenäoliselt enamiks kohtades tegelikult sa ei või mingi sampooni asjaga üldse lödistada, ei või ju koduhoovis tegelikult. Koduhoovis ikkagi autot võib. Koduhoovis võib, okei. Päris avalikult tänaval ei ole see nagu soovitatav. Okei. Aga kas ma saan selle soolapesu kodus ise tehtud, nii et ma saan südamerahuga nagu magama minna ja ei kuule, et korrosioon närib? Jaa, kõik sükene asi on kodus ka täiesti tehtav, et selles mõttes, et piisab lihtsalt peamistest ükstest töövahenditest, mis võiksid siis olemas olla. Et loomulikult peaks olema vesi, survepesur, siis soovitan kindlasti iga pesu jaoks kasutada leotust, ehk siis enne auto kallale üldse käsitsi minekut peaks kindlasti teostama autole terve pinnale siis leotuse, siis see aitab sul mustuse autolt maha loputada ja siis erinevad tooted peaks kodus siis olemas olema selle jaoks, et ongi leotusvahend, piigeemaldid kindlasti soovitan ja siis korralikud 2 ämbrit vähemalt, sest ühe sisse sa loputad, teise sees on sul puhas šampoonivesi. Loomulikult võiks olla siis ka korralik pesukinnas, tavalist kollast supermarketis vammi ma kindlasti ei soovita, et sellega võib auto värvipinda hoopis kahjustada, mitte siis nagu lihtsalt puhastada. See on nüüd siis švamm, eks see, millega me pühime, ma ei tea, peseme nõusid, siis mõnel pool on see ka nii-öelda nuustikuna vannides kasutusel, et see ei ole auto pesuks tegelikult hea, jah? Seda tegelikult ei soovita, jaa, sellepärast, et švammi poorsus küll hoiab sees seda head šampooni vett meil, mida on vaja siis auto libestamiseks, mustuse eemaldamiseks, aga švammi omapära on see, et kui sa nüüd mööda autot švammiga käid, siis sellel mustusel tegelikult ei ole seal kuskile minna. Ehk siis sa liigutad seda auto pinnal olevat mustust edasi-tagasi ja sellega tekitad tegelikult lisakahjustusi värvile. Okei, aga spetsiaalse pesukinda sees ta siis voolab siis koos veega minema, et ta ei säti ennast, nagu, et ta ei jää sinna kinni, jah? Pesukinnas on selline poorsem ja kiudude vahele rohkem, siis tungib see mustus, et siis sa ei hõõru seda mustust mööda autot nii palju. Ja loomulikult võimalikult tihti tasub ka seda pesukinnast siis loputada. Aga kas
kaubanduskeskusest, tanklast ostetud vahendid, mõtlen siis erinevad vedelikud, leotusasjad, kas nendega on ka võimalik kuidagi oma autole kahju teha, et ma saan aru, et mida parem ja profim värk, eks ju, aga kui inimene ikkagi läheb, haarab Prismaletilt selle leotusvahendi ja autošampooni, et see on okei või? Neid võib üldiselt osta küll, jah, et enamus supermarketides müüdavaid asju on kodukasutajale siuksed optimaalsed. Okei, et seal ohtu ei ole, et pärast on mul, ma ei tea, tihendid läbi söövitatud või? No ütleme, mõni leotusvahend, ma tean, on üsna kange kontsentraadiga ja siis seda tuleb ilmselt rohkem lahjendada, et muidu ta võib sul erinevad vahakaitsed ja asjad ära süüa auto pealt. Okei, aga kui ma võtan seda kevadist suurpuhastust, ütleme, ei viitsi ise teha või ei taha teha ja toon sinu juurde, et kas sa teed seal midagi rohkem, kas sa võtad ka näiteks autolt lausa mõne tüki küljest ära, ma ei tea, põhjakaitse võtad alt lahti või kui ma palun, et kas sul on ka see, kas sellise autodetailingu ja puhastuse juurde kuulub ka tegelikult mingite osade lahti võtmine? No detailing ütlebki, et see on nagu selline detailne töö, aga see tähendab seda, et iga töö on nagu eraldi projekt, ehk siis kõik käib vastavalt nagu kliendi vajadustele ja soovidele. Et kui on midagi vaja eemaldada, siis saab eemaldada. Okei. Sest ma mõtlen, et talvega, et sinna lendab ju seda soola ja värki sellistesse kohtadesse, kuhu ma ise tõenäoliselt elus ligi ei pääse ja võib-olla ei ole sinna ka hea, kuidagi pimedast peast seda survepesurit torgata ja siis loota, et see mingit pistikusse ühendust ei anna, et mingi tasemeni ilmselt kodus saab, aga kui on ikkagi mure väga suur ja sul on ilmselt 70ndate klassikuga sa ei sõida ka talvel. Loodetavasti mitte. Oled sa tähele pannud, sinu juures käib päris palju autosid, kas uuematel autodel kuidagi on tekkinud selline võib-olla petlik tunne, uued, need on ju tsingitud ja kaitstud ja kas uuemad ka roostetavad? Ma tean, suur roostepulm oli, eks ju, 2000ndate keskpaiga Mazdadel, siis seal on mõned margid veel ja siis kuidagi autofirmad vist said aru, et see ei ole jätkusuutlik, et me ei saa müüa autosid, mis roostetavad 5 aastaga ära. Aga kas tänapäevased 5 aastat vanad autod, oled sa leidnud roostet sealt? No kui on roostet, siis eelkõige mingisuguste tägete põhjas võib hakata rooste levima. Ja osadel autodel on ka probleem näiteks kaitsmata siis küljekaarbi otsad, kust võib lihtsalt värvi maha minna. Et siuksed on nagu suuremad probleemid. See on ikkagi jah, et kus on juba vigastuse saanud, aga sellist, et sa vaatad, et kuidas see uks juba kobrutab või sellist jama pole veel silma jäänud. 5-aastased autod veel ikka siukse probleemiga ei tule, aga juba sealt vanemad autod ikka siin ja seal võib mõni rooste koht olla. Okei, ütleme niimoodi, et nüüd on see puhastus tehtud, muuseas, eks ju, siit käis läbi, et seda pigipesu tuleb kindlasti teha ka kevadel, kuigi tundub, et pigi on selline suvine probleem, et siis kui asfalt sulab, et siis on mul auto neid musti täppe täis, aga tegelikult on ju talvel vist isegi rohkem. Jaa, et tegelikult asjad on loogikale üsna risti vastupidised, et kui sa eeldad nagu, et suviste soojadega peaks teepind sulama ja pigi rohkem eralduma sealt rataste kaudu, siis tegelikult on autod talvel kordades rohkem pigised. Et ütleme, suvel võib piisata ka näiteks kord 6 pigi eemaldusest, siis talvine pesu eeldab praktiliselt igal põhjalikul pesukorral pigi eemaldust ka. Et siin on ilmselt osaliselt roll ka soolal, mis aitab seda teepinna pigi lahti tõmmata ja nii see protsess käib seal. Aga jättes nüüd visuaalse külje kõrvale, et mis see pigi halba mulle teeb, ongi hea, ma ju auto põhja alt tõmban ju ka, ütleme, minul vanema auto olen lasknud selle, mis need on, et kraun ja möksiga kokku teha, siis on ju hea, kui mul autol ka nii-öelda kaitse on peal, hea pigi on nagu, mis ta tegelikult halba teeb? No, esiteks suure osa pigitäppide all on koguneb talvel ka veel eraldi selline asi nagu lendrooste, mis on siis kombinatsioon piduritolmust ja naastrehvi tolmust, et see veel jääb sinna omakorda, nii et tegelikult kevadise pesuga peale pigieemaldust tuleb veel teha ka lendrooste pesu. Ehk siis kui märkad, et sinu auto värvipinna peal on selliseid väikseid rooste täpikesi, siis see on üsna tõenäoliselt hoopis lendrooste, mitte ei ole tegemist sellise kahjustusega, et sul hakkab uks kuskilt mullitama. Okei, et kohe südarit ei pea saama, aga maha tuleb see sealt igatahes võtta.
nii, okei. Pigieemaldus, sa tõid ise praegu sisse see piduritolm. Kas see, millest see oleneb? Kas see oleneb mu klotsi kvaliteedist? Oleneb see mu veel, loomulikult sõidustiilis, et kui ma ikkagi annan gaasi sama palju kui pidurit kogu aeg hästi agressiivselt, siis tekib rohkem, aga kas see oleneb ka kuidagi velje kujust või ma ei tea, piduri kvaliteedist, miks mõnikord on seda rohkem, mõnikord vähem, temperatuurist, suvi, talv? No, siin ilmselt põhiline tegur on siiski, milline on see klotsi segu, et see on nii varieeruv. Siin ühest näidet pole tuua, et kellel nüüd konkreetselt alati on rohkem seda ja kellel vähem. Aga reegel on see, et kui sul on piduriklotsid juba täiesti lõppemas, siis tekib seda rooste ja metallitolmu ikka väga suurtes kogustes. Okei. Mis see loogika on, et kas see lõpus on siis segu kuidagi pehmem või? Ja lõpus juba, kui metalli vastu näiteks hõõrdub, kui sul on juba nii üle lastud see, et siis võib sul terve külg väga paksult olla seda piduritolmu täis. Nii, see on jälle, mina olen jõudnud sellesse faasi, kus mul autos enamjaolt on see pudel kaasas, mina käin tihti seal selvepesulas endal seda, autot pesemas ja on see pudelikene kaasas. Põhimõtteliselt see on ju samamoodi, ostan tanklast või Selverist ja peaks saama või oskad sa soovitada, et mida ma peaksin selle piduritolmu pudeli peal koostisosadena jälgima? Või ei ole vahet, kõik töötavad? No eelkõige soovitan kindlasti kasutada happevaba piduritolmu eemaldit, et need on üldiselt ongi veljepuhastusvahendid, mida siis kvaliteetsemaid saab kasutada ka värvipinna peal. Aga seal tuleb väga ettevaatlik olla, et kõik materjalid alati ei pruugi seda väga hästi vastu võtta, et näiteks mingitele kroom- või metallpindadele võivad jääda mingid jäljed. Nii et seda piduritolmu eemaldust tasub siiski teha nagu üsna ettevaatlikult ja kindlasti mitte otsese päikse käes ja ei tohi lasta selle lainel ära kuivada. Ja seda kuidagi ennetada ei saa, et ma ei tea, väljad ära vahatada, et siis ei jää sinna nii palju kinni seda või on võimalik? No see siiski loomulikult aitab, et kas väljad lasta vahatada, muud moodi kaitsetöötlust teha või keraamika paigaldada, et siis kindlasti on see tolmu nakkumine seal siuke väiksem. Okei. Lähme siit niimoodi etapi kaupa, et praegult põhimõtteliselt olime etapis, mis on võimalik ise teha, selline suurem sodi maha lasta, pigi ära võtta vastav vahendiga, tulevad putukad, saan aru, et ka nendega, see on küll asi, et tavaline klaasipesuvedelik seda putukat maha kindlasti ei võta. Pigem ta tõmbab selle sinna mõnusasti laiali, siis on selline pikad triibud sul putukatest. Kuidas ma sellest lahti saan? Kas on üldse mingid vahendid peale sellise karmi töö, millega putukast lahti saada? Jah, putukad on tõesti nii, kui kevad saabub ja kuni hilise sügiseni on nad üsna suur probleem. Et harva juhtub, kui suudad maantee niimoodi ära sõita, et praktiliselt 2-3 putukat võib-olla tabab sind. Üldjuhul ikka tuleb kuskilt mingi ootamatu suur putukas ja siis on sul poole klaasi peal suur laik. Et selle puhul tõesti üldiselt suur osa suviseid klaasipesuvedelikke on lihtsalt siuke kerge seebivesi, mis siis seda putukat sealt tõesti väga ei eemalda, et pigem ei pruugigi alati olla mõistlik mõte seda kojameest kohe tööle lükata seal putuka puhul, et muidu sul nähtavus läheb järsku hoopis kehvemaks. Aga seal kohal aitab kindlasti siukene asi, et on olemas ka putuka eemaldit sisaldavad suvised klaasipesuvedelikud, et me ka ise pakume seda oma klientidele. Teiseks kindlasti, mis aitab neid putukaid maha võtta, ongi olemas spetsiaalsed putuka eemaldustooted. Ehk siis siuke käsipritsiga pihustad auto peale, lased veidi aega mõjuda ja siis loputad tugeva surveveega selle putuka maha. Ja siis loomulikult mõistlik oleks veel teostada ka pärast käsipesu. Nii et see putukas ongi siukene asi, et nendega kindlasti tuleb tegeleda esimesel võimalusel, ehk siis kui on tehtud väike road trip ja oled juba peaaegu et väsinuna koju jõudnud, siis siiski tasub kas või mündipesulast läbi käia ennem
ja võimalikult värskelt siis need putukad maha lasta. Et noh, kui ei ole tõesti seda putuka eemaldit käepärast, siis noh, kas või selle mündipesula oma leotustega midagigi maha pesta sealt. Aga putukal on see komme, et kui ta sul pikemaks sinna laki pinnale jääb, siis putuka happelisus hakkab seda pinda söövitama ning siis täiesti tavapärane nähtus on suvel, eriti just tumedatel autodel paistab pärast väga hästi silma ka, et siis ninad on niisugused hallid ja plekilised peale pesu. Et kui ongi putukas liiga kauaks peale jäänud. Kas see on likvideeritav kahju või siis on ikkagi juba hädamajas? See ei tule ju pesuga maha, see tähendab pesuga see põhiliselt ei tule maha, jah. Et sel juhul päästab tõesti enamus olukordades poleerimine. Ma olen ka näinud muidugi väga sügavaid putukajälgi, et mida praktiliselt pole mõistlik nagu lõpuni poleerida. Selles sügavale putuka maailma ei ole süvenenud. Millised putukad on happelisemad või mitte? Milliseid vältida? Kui näed ikka suurt kimalast lähenemas, siis tuleb kõrvale põigata. Peale kontakti putukaga on teda üldiselt üsna raske tuvastada selle pleki järgi, mis ta maha jätab sinna, et võib-olla sääse tuvastad ära, et kui on natuke punane plekk või erilase ja mesilase, aga jah, üldiselt seal vahet ei ole, et putukas on putukas ja kindlasti soovitan nendega esimesel võimalusel tegeleda, et sama hull teema nagu linnu väljaheited. No näed, ma just tahtsin ka vahepeal sõna võtta, et võtame selle linnusita ka korraks, et põhimõtteliselt tuleks kohe, ma ei tea, kas sa väljas sinu enda poolt töödeldud minu auto seisis seal, et see on, seal oli paar plekki peal. Kaua mul aega on, enne kui sa juba nagu hakkad vaatama, et see mees ei hooli üldse oma autost? Millal see kahju tekib, kui kiiresti? Ütleme niimoodi, et linnu väljaheidete osas pole loomulikult loogiline, et sa päev läbi jälgid seda autot, et kas nüüd keegi sinna peale mingisuguse jälje jätab või mitte. Aga kindlasti tuleb siis esimesel hetkel, kui sa seda märkad, siis midagi ette võtta. Et mida kauem sa seda seal peal hoiad, seda kurvemad on tagajärjed. Et mõne kehvema värvikihi puhul võib see linnu väljaheide sealt ühe päevaga juba vaikselt läbi minna ja tekitada igast mullitamisi ja niisuguseid koledaid asju, mida keegi ei taha. Okei. No kohe pärast saadet läheb see maha. Nii, need olid kõrvalpõikjad mida veel siis selle linnu väljaheitega teha, et siis ongi esimesel võimalusel siis lihtsalt kas või survepesuriga see üle lasta, et või siis kas või pisikene käsipritspudel, panna sinna vesi sisse ja võimalikult lähedalt seda linnu väljaheidet pritsida seni, kuni see lahti leotub. Kindlasti hõõruda ei tasu, sellepärast et lindude väljaheites on igasugust abrasiivset materjali, ehk siis liiva, mulda asja ka, nii et kui sa seda nühid, siis sa võid samamoodi tekitada vigastust oma värvile. Okei. Ma tean nii pühendunud inimesi, et mul on üks sõber, kellel on üks pudelike, tal on kindlasti palju neid autos, ongi sama ja paber ja nii kui ta näeb, et see linnu see on, siis kohe teebki märjaks, laseb liguneda, paneb seal paberi peale, siis pühib just nimelt, et oleks minimaalselt seda hõõrdumist ja kõike. Paberi asemel soovitaks pigem kasutada mikrofiiber. Tead, ma kardan, et tal oligi see, ma võisin talle pärast liiga teha selle paberi osaga. Okei, auto on puhas, nüüd on see koht, kus vaatad, et on seda auto on nii puhas, nüüd tuleks hakata ju vahatama. Et ühe noores põlves, siis kui esimesed vahad Eestisse jõudsid, siis ühe Žiguli 01 pagasniku me suutsime küll vahatamisega ära rikkuda, aga ma ei tea, mis me selle valesti tegime, võib-olla see vaha oligi kuskil 20 aastat Soome laos seisnud mingine õudukas. Kas ise vahatamine on mõistlik tegu? On seal võimalik midagi ära rikkuda? Väga ei ole, et peamine on see, et sa pead jälgima, mis tüüpi vahatoode sul on. Et kui sul on Carnauba vaha sisaldusega, ehk siis loodusliku päritolu vaha, siis seda kindlasti ei tasu kokku puutuda siis värvimata plastikuga ja samamoodi kummitihenditega. Et siis ongi see tulemus, kui sul on valged jutid plastiku peal. Okei, see jätab need jäljed. Kui, kes teab, kui uksepiit näiteks sul on plastikust aknaümbrised, et
kui karnauba ehk siis looduslikuga minna, siis seda puutuda ei tohi. Just nii. Ja teine variant on siis teised on sünteetilised vahad, ehk siis üldiselt inglise keeles öeldakse nende kohta sealantid. Siis nendega võib üldiselt natukene julgemalt toimetada. Et looduslik vaha jätab natuke sügavama läike, aga sealantid ehk siis sünteetilised vahad on parema kestvusega ja tegelikult natukene lihtsamad kasutada ka. Kas see poe tavaline, jällegi võtame mitte mingi profitoode, lähen haaran sealt letilt, ise tahan teha, ilus laupäeva pärastlõuna, kas see on mul pigem südame rahustuseks, et auto läigib ilusti või ta tegelikult annab ka siis selle värvi kaitse? See, mida teeb siis juba profivahaga, kas ka kodustes tingimustes ja kui kaua see mul siis võib kesta? Ütleme jah, supermarketi vahaga saad ka autole pakkuda sellist elementaarset kaitset, et siis värv päris paljas ei ole, ehk siis värv saab, lakipind saab sellise vettõrjuva efekti, et muidugi jah, need kodukasutustooted on kindlasti natukene lühema kestvusega ja lihtsamad tooted, aga neid saab tõesti ise paigaldada ja on ka vähemalt midagi siis auto peal. Kas see loogika pädeb, et siis on see auto, ma nüüd kasutan võib-olla natuke selliseid lihtsaid sõnu, aga see auto kere on kuidagi või värv on nagu libedam, mis tähendab seda, et see mustus ja ka need putukad ja ka see linnusitt tuleb vähemalt mõnel järgmisel pesu korral paremini maha? Jah, täpselt nii. Okei, selge. Nii, ütleme, vahad siin auto ära, lisaks siis on võimalik, eks ju, tean, esiklaasile panna, katet, mis on tegelikult väga hea asi, mida ma olen isegi samuti ise paar korda elus teinud, mis tähendab siis, et ta tekitab kihi ja väiksema vihmaga pole isegi kojamehi vaja tööle panna. Isegi suurema vihmaga, et tegelikult jah, tegemist on siis erinevate klaasitöötlusvahenditega ja kui sul on klaas sellega üle tehtud, siis tekib niisugune eriti suur pinnalibedus, mis siis mida suurem on kiirus, seda paremini toimub klaasi pealt veetõrje. Ehk siis maanteekiirusel näiteks on üsna garanteeritud, et sul pole terve sõiduaja jooksul praktiliselt üldse kojamehi vaja. Okei. Ja kaua need kestab? Ütleme, lähme siis praegult, et ütleme, toon auto sinu juurde, sa paned selle mulle peale, et kui kaua selline esiklaasi kaitse kestab? No see eelkõige sõltub sinu kojamehe kasutusharjumusest, ehk siis kui tihedalt sa seda kojamehest seal üle klaasi lased. Kui tihti ma klaasipesu vedelik, sest see peseb teda siis sealt maha. Et kui sul on klaas töödelt, siis loomulikult mida vähem kontaktida saab, seda kauem see kiht kestab, sest siis ei toimu seda füüsilist kulutamist. Aga need klaasitöötlused kestavad keskmiselt 6 kuu ringis, et okei, tasub majandamist küll. Okei. Ja nendega on tõesti, et kui sa oled korra seda kogenud, seda efekti, kui sul ilma kojamehi liigutamata kogu vesi läheb klaasilt ära, siis sa enam pärast ilma ei taha sõitagi. Samamoodi sul on lisaturvalisus, et kui linnatingimustes keegi läbi sügava roopa või siis löökaugu sõites, siis pritsib sulle terve klaasi täis, siis sama kiirelt, kui see vesi sinna peale tuleb, siis lendab ta ka minema. Ehk siis sa ei pea hakkama paaniliselt otsima vahepeal kojamehi, et kus see nüüd on ja samamoodi sul on lühem aeg, kui sa ei näe mitte midagi. Okei. Koduse vahatamise alla kuulub ka, mõnikord olen eriti heldes tujus ja kui ma seal selvepesulas majandan, siis ma teen ikkagi kihi seda kuumvaha, mis sealt tuleb sealt voolikust. Mis selle funktsioon on? Ma tean, et ma auto pärast seda, miks mina seda teen, mul ei ole nagu seda pettekujutelma, et ma saan omale tohutu vahakihi, aga see tähendab seda, et kuna selvepesulas ei ole ju kuivatamisvõimalust, et siis lihtsalt kohe sealt ära sõites mul tuleb see vesi sealt pealt palju lihtsamini maha. Aga ta tegelikult ka mingit katet sinna teeb, tead sa? Ütleme, tegemist on jah, eelkõige kuivatusvaha laadse tootega, ehk siis peale autopesu ongi vähemalt siis, kui sa vahatada ei viitsi, siis selline kuivatusvahaga auto üle pritsimine märjalt on alati väga mõistlik mõte, et siis ta tekitab ka lühiajalise hüdrofoobsuse autole, ehk siis vettõrjuvuse ja see aitab tõesti autot paremini kuivatada, nii et kui on aega ja viitsimist, siis alati tasub seda kasutada. Ja, nende kvaliteet muidugi varieerub ja samamoodi sa pead üsna kaua ilmselt seal mündipesulas ootama, et see
aine sealt lõpuks voolikust välja tuleb. Jaa, natuke tuleb seal lasta niisama niimoodi vastu ratast. Sellega oli küll nüüd, mis ma tahtsin? Kuu maha, pärast ma lõikan selle kohe välja. Tegi kuivatusega, on ju. Just nii, ühesõnaga, mündipesulas on see hea asi, mida kodus ei ole, et seal saab enamikes vähemalt on siis olemas see ioniseeritud või deioniseeritud vesi, ehk siis see lõpuloputus, mida ma ise avastasin alles mingil teatud hetkel, mina ei saanud aru, mis see on, siis asusin autogeeniuses erinevaid autopesuartikleid vorpima, sain aru, et see on nagu kõige olulisem asi üldse, miks sinna mündipesulasse minna. Tähendab seda, et kui sa loputamisel seda kasutad ja isegi ütleme, sooja ilma kohe sõidad minema, siis autole ei kuiva neid valgeid plekke. Ehk siis ta võtab sealt veest ära need soolad. Just. Ja aga kui sa seda, kodus sellist võimalust tõenäoliselt ei ole ju mingid masinaid, mis mul seda survepesur, mis deioniseeriks või mingit... Pigem ei ole, jah. Pigem ei ole, et siis on kuivatusse, eks ju. Jah, meil vesi sisaldab üsna palju erinevaid selliseid katlakivi ja kõike muud, et mida kodufiltrid alati välja ei võta. Ja sel juhul on kindlasti oluline aspekt peale autopesu, kindlasti ongi kuivatus. Nii, ja siin vead, mida on võimalik teha? Viga number 1, kindlasti tervet autot mitte kuivatada selle squeegee tüüpi kuivatiga, ehk siis niisugune pikk silikon selline nagu aknaid pesed. Aknapesu see... Jah, kas see või siis müüakse nii-öelda, tegelikult seda müüakse nagu kuivatustootena, aga selline selle silikon kuivatusribaga kindlasti ei tasu tegelikult autot üle kuivatada, sellepärast et olen palju näinud autosid, mis on just sellise kuivatusviisiga ära kriivitud erinevat pidi. Põhjus on selles, et auto ei ole päris puhtaks saanud ja siis sa tirid või see silikon ise ikkagi kahjustab seda värvipinda? Silikon otseselt nii väga mitte, aga tõesti sul võib seal vahepealse ajaga, kui sa pesu lõpetad ja asud kuivatama, võib igasugust tolmu ja muud sodi sul tegelikult auto värvi peale juba ennast paigaldada ja samamoodi sõltub, kas sul kuskilt nirena jookseb veel mingisugust peent tolmu auto pealt välja või mitte, nii et sellist asja ei tasu kasutada, et sellega on hea klaase kuivatada. Aga mis on paremad tooted, on olemas ikkagi spetsiaalsed autokuivatuslapid, rätikud, et sellised kohevad mikrofiiberlapid. Sellega on see, et automeedias niimoodi sees elades, siis Facebook ju õpib ka ära, et ja Instagram, et mul on automeedias ja seal näidatakse sellist imeasju, mis ongi see suur riie, paned nagu auto katuse peale ja lased üle ja pärast see kõik läigib, et oled sa ise nalja pärast midagi sellist kuskilt Hiinast tellinud või kuulnud, et keegi on tellinud, et mingid imevahendeid ei ole proovinud? Üldiselt need reklaamitavad asjad kipuvad üsna kahtlased olema, nii et päris kõike ei prooviks. Et alati ei tasu neid kõiki reklaami võtta tõe pähe ka, et mingisuguseid pisiksi spreivahasid müüakse, et teed auto üle ja siis umbes tõmba võtmega üle ja midagi juhtu, et üsna ebatõenäoline, et niisuguse tulemuse ise saavutad. Enne kui me lähme edasi sellise profi rea juurde, korraks veel, et mis need kodus auto pesemise sellist põhitõed? Ma arvan, et kui keegi on vähemalt paar korda lugenud autogeeniust, me oleme seal püüdnud ka neid asju välja tuua, eks ju, kindlasti mitte päikese käes. Just. Mis vead need, mis vigasid inimesed teevad? No päikesega on põhiline asi, miks mitte päikese käes teha, et päikese käes kõiksugused vahendid ja šampoon ja vesi kuivavad auto peal palju kiiremini ning annavad sulle palju vähem tööaega ja mõni kuivanud vahend võib-olla jätab mingisuguseid jälgi ka, nii et sellepärast juba ei tasu päikese käes otseselt toimetada. Ja samamoodi päris kuuma autoga isegi varjus on. Aga peamised kodupesutõed ongi niisugused, et eelkõige kindlasti ära kasuta nõudepesuvahendit autošampoonina, sellepärast, et nõudepesuvahend on mõeldud rasvade ja muu sellise eemaldamiseks, et tegelikult ju ka paljud vahad on niisugused rasvase baasiga, nii et põhimõtteliselt sa
pesed nende auto paljaks muidu, et mis on mõeldud nõudele, ei ole mõeldud tegelikult autode jaoks. Et jah, eelkõige soovitan, kui on kodupesu huvi, siis korralik survepesur, 2 ämbrit, ehk siis ühe siis autošampoon, teise siis see vesi loputuseks, kindlasti mitte kasutada siis tavalist kollast švammi, et tagada parem värvi säilimine. Et siis on vaja mõningaid vahendeid vastavalt sellele, et millega sa ise viitsid tegeleda, et alates šampoonist kuni siis leotused, piigiained, väljapuhastusvahendid, kuivatusvahad, et no see variant, mida sa võid kõike kokku osta, on väga suur. Meenus, et auto tegelikult ju on ka seest, et need samad, et vead. Kui ma auto sinu juurde tõin, siis oli mul mitte küll mu ise, vaid mu auto oli seest üle tõmmatud sellise samase, ka vist ilmselt supermarketist ostetud, mingi silikonsvammiga, no küll läikis ilusasti. Aga see läikis lausa liiga palju. On mingi seest pesu, et kuidas ma ütleme, minul on selline lihtsam plastikust auto, aga sees on seda nahka, et kas seda on võimalik nii armatuuril kui istmetel, kas seda üldse tasuks ise vigurdada seal mingite nahahoolduste asjadega või see lõpeb kõik pisaratega? Jah, kui sa liiga kangeid ja vahendeid kasutad ja valesid töövahendeid, siis sul on kindlasti võimalus nahk ära rikkuda. Okei, jälle võtame selle sama supermarketi asja, et millega on võimalik oma auto seest ära rikkuda? No jah, kui see straatharjaga ei lähe, aga jah, et mõningad vahendid võivad näiteks olla liiga kangete puhastusomadustega ja siis eriti vanema naha puhul on oht, et sa võid seda värvikihti siis naha peal rikkuda. Et eelkõige on oht, et kui sul on niisugune 200-300 000 kilomeetrit sõitnud auto ja siis sa hakkad kangema nahapuhastusvahendiga oma rooli nahka puhastama, siis sa võid sealt väga palju ka seda nahavärvi kaasa tõmmata. Et see on näiteks üks suurimaid ohte, mis on ise nahahoolduse tegemise puhul kodus. Okei, et tolmuimejaga puhtaks natukene kenamaks, aga et kui päris nagu sellist räpast nahka ja kõike puhastama kodus hakata on selline parim moodus on konsulteerida mõne professionaaliga. Kas YouTube aitab? Selles mõttes, jätame need Hiina naljad kõrvale, aga kas YouTube'i tutorialid on, ilmselt kui keegi teeks seal mingit korralikku jama, siis see ju hääletaks maha. Tasub vaadata. YouTube'ist kindlasti võib mõningaid oskusi juurde õppida just autopuhastusvaldkonnas, et üks asi, mida lihtsalt tasub silmas pidada, et enamus videoid tehakse ameeriklaste poolt ja siis meie turul lihtsalt näiteks pole nende soovitatavaid tooteid enamusi üldse saadavalgi. Nii et siis on nagu oma tehase leiutada alternatiivid, mida kasutada. Sa ise pole teinud? Eks ma mingeid asju olen ikka YouTube'ist vaadanud. Ei, ma mõtlen teinud, YouTube'i tootnud. Aga tootnud ei ole, et ei ole hakanud YouTuberiks. No näed, tühi, äkki on seal nišš. Nii, aga lähme korraks sinna profi poolele ka. Ütleme, et endal sai nüüd mul mõistus otsa ja tahaks, et mu auto oleks ikkagi nagu prillikivi. Mida sa teed sellega? Ma tean, ma olen kuulnud sõna keraamiline vaha viimasel ajal päris palju, aga mis on see maksimaalne asi? See protseduurid järjekord, ma toon sulle auto, ütlen, et ma ei tea, rahas ei ole küsimust, tee sellest nüüd mulle, auto, mis ka auto on. Mis sa seal tegema hakkad? Kõik siis protseduurid, mida ma teostan, siis vaatan nende vajaduse vastavalt auto seisukorrale ja siis ongi kliendi soovid versus siis see, et mida ma ise näen ka, et veel on lisaks vaja teha. Et kõik asjad algavad põhjalikest puhastusprotseduuridest ja tõesti, et maailm on lai, et mida kõike on võimalik ühele autole teostada, et ongi alates põhjalikust lihtsast pesust, minu mõistes lihtne pesu, aga üldiselt see pesu on juba vägagi detailne. Kaua see võtab? Tavaline auto, sedaan, ilma mingite tiibade ja asjadeta. Keskelt läbi ühe auto pesu võtab siuke 2 tundi, et seal sees on kõik leotusprotseduurid,
kõik pesuprotseduurid ja kuivatused asjad. Millisel hetkel on oluline, või tähendab, millal läheb asi juba poleerimiseks? Ma saan aru, et poleerimine on juba konkreetne sekkumine niimoodi auto värvikihi kõigesse, et mis sa teed? Mis see poleerimine teab, kas ta võtab sealt lakikihti maha, kas ta jõuab juba, ma ei ole täpselt aru saanud sellest. Poleerimine on peente abrasiivpastadega siis lakipinna korrigeerimine, et siis selle eesmärk on tasandada selle laki konarused, mis väljenduvad erinevates kriimudes ja jälgedes siis laki pinna peal. Ehk siis, et saada see lakipind võimalikult ilusaks silmale, tulebki teda poleerida ja selle poleerimise eesmärk ongi siis erinevate kontaktjälgede ja konaruste siis maha tasandamine. Mitu korda saab ühte tehase lakiga autot poleerida? Otseselt sellist ühte autot ma pole ette võtnud, mida ma siis korduvalt poleeriks, kuni läheks läbi. Tundub nagu, et kui sa hakkad nagu ju siit minema, et iga kord mingi küll mikromillimeetrid, aga lõpuks ju, et kui ma olen selline maniakaalne, kogu aeg tahan, et sa mu autot poleeriks ja vahataks, siis ju mingi hetk oled sa värvi juures väljas. Jah, ütleme iga siuke auto on üsna erineva värvipaksuskihiga, et kallimatel autodel on kindlasti parem kiht ja soodsamatel autodel on siuke võimalikult õhuke kiht üldiselt. Et näiteks valgetele tööbussidele nendele pannakse näiteks eriti minimaalne kiht kohati peale, et praktiliselt võib sul mõnest kohast auto isegi põhi läbi paista. Aha, okei. Aluspind. Aga... Et seal ei ole nagu otseselt kordi palju nüüd igat autot saab poleerida, et seda tulebki vastavalt igale autole vaadata. Mõnda autot tõesti on niisuguses seisus juba, et vanema auto puhul, et ei ole mõistlik näiteks poleerimist ette võtta või siis tuleb seda teha väga kergelt. Aga räägime samal siis need profivahad või siis, ma ei tea, ütleme keraamiline vaha. On see praegu nagu tipp või mille poolest erinev või see on lihtsalt mingi asi, üks vahatüüpe, et millised nüüd erinevaid on? Jaa, et tegelikult tuleb veel eristada siis kahte erinevat toodet, et üks on keraamilised vahad, need ongi need sünteetilised vahad, mis on siis keraamika osakeste sisaldusega, ehk siis tagada niisugune libedam ja siledam pind ja siis pinna vetthülgavus. Ja teine toode on siis nagu päris keraamika, osad ütlevad vedelklaas, okay. Mina ütlen keraamika, sest see enamus asju on ikkagi väljendina keraamika. Ja see on juba eraldi selline vedeliku kujul toode, mis siis auto välispinnale paigaldatakse ja see siis erinevalt vahatoodetest, mis ennast settivad laki pinna peale lihtsalt ajutiseks, siis keraamika seob ennast püsivalt laki pinnaga ja sealt tuleb juba see kestvuse vahe. Kaua see on siis? Mis selle Liquid Glassi puhul pool aastat, aasta? Pool aastat on üsna kehv näitaja, okay. Et ütleme, pool aastat peaks ta kindlasti vastu pidama Eesti tingimustes, et muidugi vägagi sõltub, millistes tingimustes liikled, kui tihti pesed, väga palju faktoreid on, mis mõjutavad seda kestvust, et nii-öelda ühe puuga ei saa kindlasti raiuda, et nüüd sul täpselt nii kaua kestab, et väga palju sõltub sinust endast, et kuidas sa selle auto eest hoolitsed. Aga niisugune keskmine keraamika vastupidavus on niisugune pigem 2 aastat. Okay. Et on olemas ka tooteid, millega on see aeg veel pikem, aga niisugune 2 aastat on üldiselt optimaalne. Sisuliselt tähendab see nüüd seda, et ta on mõneti võrreldab siis näiteks auto selle kilega. Et ta tekitab ikkagi konkreetse uue kihi sinna peale, mis peaks kaitsema ka selle eest, et kui sõidan talvel ja mu auto kere peale lendab seda soola, et ta tegelikult on siis esialgu lendab selle sama nii-öelda klaasi või keraamika peale. Selles mõttes jaa, et kui muidu on sul pealmine kiht on siiski lakipind, siis kui on keraamika peale paigaldatud, siis keraamika saab selleks uueks pinnakihiks, ehk siis ta moodustub sellise mikrokihi, mis on ülitihe, ülisile ja siis see siis saab siis nagu selle esmase kokkupuute keskkonnaga. Kui palju ta maksab?
võtame jälle näiteks minu selline ütleme võrdlemisi tavaline auto, jätame kõrvale selle, et võib-olla seda autot tegelikult ei peaks nii kalli asjaga katma, aga kui ma tuleks ja sult seda küsiks praegult, kui palju see maksab? Keraamika puhul hinda mõjutab väga suuresti tegelikult eeltöömaht, ehk siis keraamika tuleks paigaldada sõidukile, mis on poleeritud. Okay. Kui sa paigaldad keraamika poleerimata sõidukile, siis esiteks, kuna tegemist on püsikihiga, siis sulle jääb sinna terveks selleks perioodiks ka alt poolt kõik riimustused, kõik sugused muud defekti jäljed jäävad paistma, nii et see tulemus ei saa üldse ilus olema. Ja teiseks samamoodi, et see keraamika kõige paremini toimiks, siis see pind peabki olema maksimaalselt sile, et tagada siis see vetthülgavus ja kõik need keraamika omadused. Ja hinnaklassid, need tõesti on igal autol üldiselt selline individuaalne pakkumine. Nagu keegi ikka kuulab, kas me räägime praegult 500 või 1500 eurost või me räägime 3000, et kuhu see mis vahemikku see siis võiks jääda? Pigem jääbki sinna 500 kuni 1500 vahele, et sõltub, mis töömahtu on soovitud. Et siis võib selles kallimas hinnaskaalas sisalduda ka näiteks veelgi ja muid detaile, mis on eraldi veel lisaks kaitstud. Rääkides, sinuga neid paar korda kohtunud, neid asju rääkinud, siin kuulnud teistelt, ma saan aru, et see kogu see vahatamise, poleerimise ja kaitsmise teema ei ole sugugi selline, ma ei tea, vanemate autode, mis on juba, nagu ütleme, 3-4 aastat liiklust näinud probleem, vaid tegelikult vähemalt profi silma jaoks, ja kui sa mulle seda tähelepanu juhid, sinna mina ka seda võib-olla esimese hooga ei näeks, tulevad ka poest uued autod sageli sellisena, et ütleme, sinul on valus vaadata. On küll. Aga mis selle tingime, kas see on tehases halvasti tehtud või on teda valesti transporditud ja mis sellest teha annaks? Kas ma peangi uut autot kohe hakkama poleerima? Jah, uue auto puhul on mõneti loterii, et kui sile eksemplar sulle siis satub, et üldiselt uuel autol ilmneb ka tõesti erinevaid juba pinnakahjustusi, et sa küll lähed uut autot vastu võtma ja ostad uue auto, et eeldad siis, et see asi on tehase värske, aga see ei pruugi üldse täpselt nii olla. Et seal tuleb nii tehase enda viimistlusjälgi võib esineda, et mida pole tähele pandud või mis on mingisuguse protsessi kaasmõjuna tulnud. Transpordil võib tekkida erinevaid vigastusi autole, kas peale mahalaadimisega, ladustamistingimustes, et erinevaid võimalusi on, kuidas see on juba see vahet, eks ju, kui me näeme maanteel, et rekkatäied mersusid sõidavad kõik valgetes kiledes, aga kui tuleb rekkatäis mingit soodsamat autot, mis ei ole valges kiles, tähendab seda, et ta on juba, ma teab, 3000 kilomeetrit, nii enam vist nii pikka ei sõida kuskil seal tolmu sees ja isegi see valge transpordikile võib-olla puutub värviga kokku, seal sõites tuule mõjul liigub ja võib seegi näiteks jälgi tekitada, et see hinnaklassist oleneb, kas oled näinud ka uut luksusklassi autot, mis on tulnud, ütleme peaaegu uut ja ei näe välja nii, nagu see 150 000 auto peaks maksma? Jah, tuleb seda ka paraku ette, et hiljuti oli üks Saksa premium auto, mis oli põhimõtteliselt uuena ostetud ja siis juba oli nagu loovutuse hetkel sellel autol erinevaid jälgi peal, et oli nii kriipimisi, oli näiteks poleermasina jälge sees, et seinast seina oli seal et oli nagu müügiks ette valmistatud, aga lihtsalt väga lohakalt, jah? Tuleb nii välja, et see auto ongi niisugune eksemplar näiteks, mis tuleks koheselt üle teha. Jah, see on see, et kuniks sa seda ei tea, siis kõik korras, aga kui sulle keegi näitab, siis võtab meele mõruks küll. Ja eks need loovutustingimused on ka niisugused, et alati ei pruugi nähagi kõike kohe, ja siis selle jaoks, et mingisuguseid vigastusi auto seal
laki pinna peal ja välimuses näha, siis sa pead ikkagi tegelikult konkreetselt põhjalikult ringi peale tegema ja korralikus valguses seda pinda vaatama. Okei, üks asi, mis mul ennem ei küsimata, oli see surve pesemine nii Selvekas kui kodus. Kas sellega on võimalik ka oma autole? Ütleme, kui see auto muidu koosneb pahtlist ja roostest, siis sa lased muidugi tükke välja, aga ütleme, sul on uus auto, ostsid aasta, oled sõitnud, oled hakanud ise pesemas käima, et kas seal on mingi kaugus, on seal mingi tihedus tegelikult, et okei, talvel tuleks tihedamini sool maha lasta, aga tegelikult ei ole okei seda näiteks iga õhtu survepesuriga üle käia. Et oskad sa survepesuri kohta öelda midagi? Kasutustiheduse osas ma isiklikult ei paneks mingisugust reeglit siia välja, et nüüd nii palju tohid pesta ja nii palju mitte. Et sama hästi meil võib iga päev ka vihma sadada, nii et sel juhul ka ju auto saaks kogu aeg märjaks. Et lihtsalt see surve ei ole nii tugev, mida peaks kartma? Nende iseteeninduspesulatel enamusel on surved kindlasti palju madalamad kui näiteks professionaalsetel survepesuritel. Okay. Et nendega on kindlasti väiksem oht midagi vigastada, aga loomulikult tasub ikkagi mõistlikku kaugust survepesuril autost hoida, et mitte päris nagu otsapidi vastu panna. Et, aga muul juhul tasub lihtsalt kahine peaga mõistlikult teha seda asja, et kui sa silmaga juba näed, et sul on mingi koht siukene, kus rooste veidi või siukene lakki natukene on kuskilt maas, siis kindlasti ei tasu sinna nagu suure hurraa ja võimsa survega peale minna. Teine asi, mida kindlasti iseteeninduspesulates tuleb silmas pidada, et mitte lasta sellel survepesuvoolikul vastu autokeret põrgata. See on õudselt raske, see on jube raske. Ma tean, et seda ei tohi teha ja ma olen käinud paari sellise väga fanaatilise autopesjaga, sattunud koos sinna ja nad vaatavad ka nuttes, kuidas ma teen seda, aga ma saan aru. Et soovitan lihtsalt natukene jõusaalis käia, siis on see üks käsi vähemalt tugevam, millega sa survepesurit opereerid ja siis teise käega hoiad juhet. Või siis paned selle juhtme enda selja tagant. Et hoiad kogu aeg nagu selle voolikul ka silma peal, sest nendega on väga lihtne autokerele jälgi tekitada. Et tuleb ka väga palju ette siukseid defekte, mis vajavad jälle poleerimist. Ja samamoodi, kui rehve pumbata, siis ka ei tohi seda rehvi pumpamisvoolikut tanklatest üle auto värvi tõmmata. Sellega väga paljud tekitavad oma autodele poleerimist vajavaid vigastusi. Okei, nii. No ja siis üks asi loomulikult, mida tegelikult enamus saavad sellest loogiliselt ise ka aru, ütleme igaks juhuks ära, et igasuguse vee- ja survepesuriga mootoriruumi pesu kodustes tingimustes on ikka nii 50-50, et tõenäoliselt sa lõpetad mitte töötav autoga, et ma ilmselt seda ei saa kellelgi soovitada väga, et kodus väga ei soovita, jah. Hambaharjaga võid niiska hambaharjaga sealt võid kuskilt natukene nühkida, aga et voolavat vett ärge palun küll mootoriruumi laske, sest kui sul on tutikas auto, millel on peal kõik plastikuga kinni, siis sul polegi mõtet, sul ei ole seal midagi pesta. Siis sa võid lihtsalt vahendi ja mikrofiberlapiga seda tõmmata puhtaks. Ja kui sul on mingi vanem auto, siis on jumala kindel, et seal on mõni pistik või asi, mis on natukene lahti. Jah, kui ise ei ole seda mootoripesu varasemalt harrastanud ja siis on mõte seda nagu eksperimenteerida, siis pigem ei tasu seda ise ette võtta. Okei, nüüd viimase asjana kuulaja on otsustanud, et ta tahab ühe korra omale aastas ikkagi selle korraliku hoolduse ära teha, et jube kihvt oleks, eks ju, et enne suve auto läigib, kruisid päikeseloojangusse. Tegelikult tuleks seda teha enne pigem sügisesse jätta, et kaitse oleks talvel peal. Või on see võimalik kuidagi jagada, et enne suve teha natuke odavamalt ja siis enne talvel nagu teine sutsakas peale, et ma nagu aru saada ise ma küsin, nagu ma olen see kuulaja hetkel. Kes tahaks suvel sõita ilusa läikiva autoga ja samas talve mul see uunikum roostetab, et mul oleks vaja kaitset. Kui teostada siis nagu sükst põhjalikku autopesu ja hooldusi ja kaitseprotseduure, siis pigem parem oleks seda teha lausa 2 korda aastas, et üks on siis kevade saabudes enne suve ja teine on siis mingi perioodi jooksul sügisel enne talve. Et siis on nagu nendeks põhihooaegadeks vähemalt
mingil määral auto kaitstud. Okei, nüüd ma arvan, et sellel ilusatel kevadpäevadel ja nädalavahetustel saavad nüüd kõik siis hakata ise katsetama ja kes ise ei julge või ei viitsi, siis Märt on kindlasti nõus appi tulema. Igal juhul. Nice Autospa, trükkige sisse, 3 messi lõpus, jah? 3 messi. 3 messi. Küsige talt nõu ja abi. Aga aitäh, et tulid! Aitäh! Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad.